Novembrist on siiski kulunud 6 päeva, nii et meil on 6. novembri õhtu ja täna andis justiitsminister Urmas Reinsalu välja 28 kodaniku julguse aumärki ja mul on hea meel tervitada ühte laureaatidest siin stuudios kui eriti julget kodanikku, sest neid aumärke antakse inimestele, kes on siis vaatamata hirmule või olukorra tõsidusele päästnud kellegi elu, takistanud pätte tegemast kurja ja nii edasi. Ja teie lugu on siis ka see pättide lugu. No milliseid röövleid te kinni püüdsite või kuidas see lugu käis? Palju õnne muidugi eelkõige kõik. Aitäh. Õnneks oli tegu muidugi ühe röövliga, aga lugu oli omalt nii-öelda üsna lihtne. Pärnumaa Ott ehk siis otsetootjalt tarbijale. Väiketootjad käivad nii Pärnu haigla juures meil teisipäeviti kui ka siis neljapäeviti on nad Pärnu keskuses Martensi väljakul ja ma olen täiesti paadunud, andunud fänn nendel toodetel. Ja läksin mina siis neljapäevasele Otile Pärnu keskuse juurde ja pean ära mainima. Mul oli tõepoolest, mul oli kleidikene ja mul oli üks 10 senti kontsalt kindlasti. Ja ridikül ehk siis pätile üsna ohutu. Ja kui ma olin jõudnud nii-öelda liiklemas siis teise leti juurde, märkame järsku tuleb mingi rattur ja mingi käsi tuleb minu eest läbi ja haarab rahakassa. Ja loomulikult ei olnud ka kinni, on ju. Nii kui ta selle rahakassa haaras, kukkus sealt asju välja ja hakkas ära sõitma. Ja järgmine hetk oli see, et voo. Ja siis ma nagu keerasin oo pealt ja võtsin sellest sadula torust kinni. Ja järgmine hetk oligi see, et ma nagu hüüdsin appi, et ma tulge appi, et meesterahvas, ma ei jõua teda kaua kinni hoida. Aga siis hakkas nagu üsna ruttu see nii-öelda olukord mitte lahenema küll, aga mul tulid inimesed appi, kes siis hoidsid seda pätti kinni, kes helistas päästeteenistusse, kes korjas raha kokku ja tol hetkel ega sa ju ise ei jõua hirmu tundagi tegelikult. Adrenaliin on nii laes, jah? Täiesti ja selles mõttes see oli nagu üsna selline, tegelikult oli hästi kihvt vaadata, kui palju on häid inimesi, kes sellisel hetkel, kes usuvad millessegi suuremasse, ehk siis antud hetkel oli see kuritegu, mida ei tohiks või rööv toime panna, et kõik aitavad ja kõik koonduvad ühise eesmärgi nimelt, see oli nagu hästi äge tegelikult. No te tegite alguse ära, te hakkasite lenksust kinni rattamehel. Kuidas moodi pätt ise sellele vaatas, et nüüd üks selline 10 sentimeetriste kontsadega daam ta lihtsalt maha võtab? Kusjuures see oligi see, mis tõstis, ma arvan, tema adrekat täiesti lokke, sest ma nagu jälgisin nüüd teda, sest mul oli aega teda jälgida ja kinni hoida, sest et inimesed kohe reageerinud, vaadake, sest see hirm on see, mis korraks ju takistab. Aga üks samm edasi on see juba, kui toimuvad mingid teod. Aga siis oligi, temal oli ka adrekas ja siis ta tegelikult oli pärast öelnud, et andnud tunnistus, et teda rünnati üks naisterahvas kõrgetel kontsadel. Niipidi, et ilmselgelt seda uskuma jäädud, jah? Ei, seda ei jäädud. Sest tunnistajaid oli palju kõrval ka. No üks karp on teil ka kenasti kaasas. Mis seal sees on? See ilmselgelt kuulub selle tunnustuse juurde. See kuulub tunnustuse juurde. Tegu on siis tõepoolest siin selle aumärgiga ja ka väärika kellaga. Nii et see oli ka meile väga suureks üllatuseks täna. Seda võib kenasti kanda käe peal küll. Täpselt nii. Milline te inimtüübina ise muidu olete, kui te näete midagi juhtumas või keegi on hädas, kas te pigem alati kipute päästeteenistusse helistama ja appi ruttama või olete ka möödaminejate hulgas, mitte kunagi? Võib-olla see tuleb sellest, et ma noorena pidin läbi elama selle, kus minule ei tuldud appi ja sellepärast mul jäi see meelde väga ehedalt, sest et mind rünnati bussis, tuli üks, ütleme, ta oleks pidanud olema kinnipidamisasutuses ja erivajadusega, ta psüühilise erivajadusega inimene oli ja ta ründas mind niimoodi, et ta lõi mulle rusikaga lagi pähe. Ma olin tõenäoliselt 15 siis. Ja teate, kõige hullem oligi see, et järgmine hetk oli see, et sa vaatad bussis ühte poolt, vaatad teist poolt, rahvas läks laiali ja siis sa oled üksi, 15-aastane tüdruk. Mitte keegi ei aita. Ja siis see naine ründas, sa oled mu elu, ma ei tea, kõikides asjades süüdi. Naisterahvas ründas teid? Jah. Et ma olen ta elu ära rikkunud, ma esimest korda elus nägin seda inimest, ma olin 15-aastane ja mitte keegi ei tundnud mul õppi. Ja mul jäi see nagu nii ehedalt peale seda, ma mõtlesin, et kui midagi on, ma alati sekkun. On elus veel ette tulnud olukordi, kus on vaja appi minna või sekkuda? Ja nüüd kevadel oli tegelikult, mul elukaaslane vaatas aknast välja, ütles, et oi, et üks meesterahvas on palju üle kehaga. Et ta ei, mis mõttes on ju? Nii kui ma nägin, keha on harjunud nagu tegelikult nüüd juba reageerima hästi kiiresti. Ma haarasin pleedi
sest me elame 8. korrusel, haalasin pleedi, jooksin trepist alla, läksin onu juurde, ütlesin, et vabandage, et aga mis te teete siin, on ju. Aga tal oli nagu, ühesõnaga tal ei olnud kõik korras. Ja noh, lõpuks siis tuli ka kiirabi, tuli ka politsei, tuli ka naabriproua, kes aitasid ta lõpuks tuppa, aga samamoodi sa pead reageerima. Sul ei ole aega analüüsida. Järgmisel hetkel ta on kuhugi läinud ja keegi ei aitagi teda. Olge kõik rohkem nagu Errit on. Aitäh, palju õnne! Aitäh!